Nagu ma tegelikult varasemates saadetest maininud olen ka, siis kevadel Makita tööriistadest rääkides püüame rohkem keskenduda just aiatööriistadele. Muidu kui uurida Makita aiatööriistade kohta, siis üks asi on minna internetti ja vaadata, mis neil pakkuda on. Aga minu meelest väga mõnus on käes hoida selliste vanakooli kataloogi. Muide, väljas on aiatehnika 2024 kataloog, mida ilmselt võiks juba leida kõigist hästi varustatud Makita edasimüüjate juurest. Nüüd kataloogi sirvides leidsin ma enda jaoks paar põnevat teemat. Üks teema, mis minu jaoks on vägagi põnev, on aiakärud. No see Makita akudega aiakäru siis sellises lihtsas väikeses versioonis on tegelikult juba mõnda aega turul saada olnud. See on siis ühe veorattaga ja kahe sellise tagumise tugirattaga, 2 liikumiskiirust, selline raam, siia peale saab panna palke, mingit muud nodi, mis aias vaja liigutamist tahab, see on mõnda aega turul olnud, kihvt tööriist. Lisaks sellele turul varem olnud 3-rattalisele kärule on Makital ka nii-öelda sellised 4-ratta platvormid. Siin on variante üsna palju tegelikkuses. On olemas sellised üsna niimoodi hambuni relvastatud, hästi varustatud seadmed, näiteks nagu see käru, millel on peal hüdrauliline kallutamine, no loomulikult ta liigub sul akude jõul. Nüüd hüdrauliline kallutamine minu meelest väga lahe. Jällegi, üks asi on see, et lükata võib-olla jaksad, aga kui on vaja kallutama hakata, siis võib sul see tavaline aiakäru kuskile poole viltu kukkuda. Ühesõnaga asi võib minna ohtlikuks, kui kandamid on suured. Ja kui me räägime sellest kandami suurusest, siis 300 kilo. No 300 kilo on kindlasti rohkem, kui igasuguse tavalise aiakäruga oleks võimalik lükata. Nüüd neid mudeleid selle platvormi peal on mitmeid. See on sellise tavapärase käruga. Tegelikult on variant ka sellise nii-öelda siis raamiga lahendus endale hankida, kus pea on siis võib-olla mugavam selliseid oksi, palke, mingisuguseid suuremaid asju vedada, mis võib-olla sellisesse kärusse ei mahu. Lisaks sellele on olemas ka lahendus, mis on nii-öelda mõeldud vedelate asjade vedamiseks. Põllumajanduses on võib-olla erinevat mingit virtsasegu, mingit söödasegu, mis iganes on vedel, siis selline suur vann kulub marjaks ära, vanni tühjendamiseks on eraldi kork. Nüüd lisaks sellele, et on olemas hüdraulilised lahendused, on olemas ka nii-öelda manuaalse kallutuse lahendused, sest loomulikult siin tuleb mängu ka ju hinnaerinevus. Üks väga kihvt lahendus, mida meil siin täna isegi näidata ei ole, kuid mis tegelikult on ka saada, on tõsteplatvormiga lahendus. Ehk siis sarnane raam, aga ta on tõsteplatvormiga, kui on vaja näiteks raam, mida te veate kõrgemale tõsta, on mugavam näiteks tõsta autokasti või kuskile serva peale, et nii-öelda saad ka sellise tõstetöö teha akude jõul ära ja pea seda ise tegema. Nii et ma ütleksin, et nüüd siis see aiakärude, ehituskärude valdkond on läinud väga mitmekehiseks, väga laiaks. Siin ma kordan veel kord, tuleb appi kataloog, on näha, mis lisavarustused seal saada on, millise lahendusega algmudelit endal osta. Valikuid on seal mitmeid ja mõtlemist on kõvasti. Üks oluline lisanüanss, mida silmas pidada, et kui te nüüd olete endale ühe selle konkreetse valiku ära teinud, et ma tahan sellise suurusega, sellise kastiga, sellise kallutusvõimekusega lahendust, siis tegelikult seda kõike saab hiljem muuta. Ehk et siis kõik siia peale käivad erinevad need kasti lahendused, need on vahetatavad lisavarustusena, saad sa osta endale täitsa teise lahenduse. Näiteks ostsid vedeliku vanniga, saad hiljem siia juurde osta endale sarnase raami. Teine selline raske tööriist, millele ma tahaks täna tähelepanu juhtida, on pinnasepuur. No pinnasepuur ei ole ka otseselt uus tööriist Makita tööriista valikus, küll aga nagu kõikide Makita tööriistadega siis tuleb uusi mudeleid, kus tehakse mõningaid täiendusi, parendusi ja nii edasi. No pinnasepuurist on meil tegelikkuses 2 varianti. On olemas XGT akudega variant ja on olemas 2 LXT akuga variant. Nad on
sarnase võimsusega, teevad sarnast tööd, nüüd sõltub sellest, et kes mis akuparki endale kogunud on. Üks asi, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on see, et kui varasemalt oli Makita valikus mudel, kus on nii-öelda tavaline padrun küljes. Tavaline padrun, mille külge saad sa keerata näiteks ka mingisuguse suurema, võimsama puidupuuri palkmajade ehitamisel kasutamiseks või mõnes muus töös, siis nüüd on nii-öelda tööriistad, mis on pühendatud ainult pinnase puurile, kus ei ole mingit padrunit vahel, mis võtab ära sellise lisapikenduse vajaduse, lisaadapterite vajaduse, vaid siia otsa saab kohe pinnase puuri kinnitada. Ja nagu ma ise ka teada sain, siis see võib olla väga suur erinevus, see võib tähendada seda, et see masin jõuab teha palju rohkem tööd, kui see nii-öelda puuripadruniga tööriist, sest mida lähemal mootori küljes ilma vahejubinateta on puur, seda rohkem on tal võimust. Ja ma tuleksin loo lõpetuseks tagasi loo algusesse, kus ma mainisin seda aiatehnika kataloogi. Ütleme nii, et seda kataloogi sirvides tuleb peale oluliselt rohkem inspiratsiooni kui veebist ükshaaval nende toodete väljaotsimisega. Siin on olemas põhiline nii-öelda jõudluse informatsioon, aga samas on olemas ka jutt sellest, mille jaoks tööriistad mõeldud on ja mõned sellised inspireerivad pildid ka sellest, kuidas nendega tööd tehakse. Kes tahaks kiiresti kataloogi leida kaupluses ei ole veel näinud, siis muide Maamess veel käib täna. Minge sinna, sealt saate te kindlasti ka selle värske kataloogi.